ma võtan omale ette selle mingi Wikipedia artikli, kust vaadata nagu pädevat infot. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkultuuri ristid. Ristid? Jah. Popkultuuri ristid, see kõlab väga morbiidselt jällegi. Aga meil ongi see kooti special ju, kas see pidanud olema täna. Me salvestame ka surnuaial ju ikkagi. Jah, kuulete kaarnaid taustal. Jah, ma just ajasin selle nahkhiire oma turja pealt ära, ta vist tuleb tagasi, ta vaatab mind praegu siit männiladvast. Jah, sest me oleme surnuaial. Ma ei tea, kas sina vist ei kuule sellist podcasti nagu Dear Hank and John, see on siis Vendade Greenide podcast. Ma olen seda kuulanud, ma ei ole nagu aru saanud, et miks seda peaks jääma kuulama. No nendel on see teema alati, et me oleme komöödia podcast surmast, et me kipume ka kuidagi jube morbiidseks vahel kätte minema, eriti see tänane osa, see kootieri. No jaa, aga vaata, kui sa räägid nagu siukse nagu nunnu hääletooniga, jubedatest asjadest, et siis see tasakaalustab ära selle sisu. Nagu et me sinuga kumbki ei ole eriti nagu kõheda häälega, vaata. Ja me ei räägi väga monotoonselt, me oleme üsna nagu siuksed nagu ekspressiivsed. Samas ega ma ei tea, vaata, väga raske on enda häält hinnata, ma ei tea, kui hea hääl mul või kui dünaamiline või kui halb või morbiidne või õnnelik või rõõmus mu hääl on. Ta lihtsalt minu jaoks, vaata, mu hääl on rohkem, vaata, see on ka see probleem, et me kuuleme ju ka seda kõike seda kaja, mis meie kontides ja peas ja igal pool kehas toimub, et teised inimesed ei kuule ju oma häält nii, nagu sina seda kuuled. Seetõttu, kui sa esimest korda näiteks salvestad oma häält, otsustada, et ma teen oma podcasti ja hakkad rääkima mikrofoni ja pärast kuulad, siis võib olla selline ääretult negatiivne üllatus. Ja sellest rääkis Bruce Springsteen ka oma biograafias ja et need esimesed tõehetked stuudios, kui päriselt nad noorte muusikutena said stuudiosse ja said oma esimesed demod linti, et siis nagu see tõehetk oli nii ränk lihtsalt järsku nagu kuulda, et jep, that's how you sound nagu. Ja nii ongi, vaata. Ja siin ei saa midagi parata ka, eks ole. Et täpselt selline hääl sul ongi. Nii et nagu mõtle nüüd selle peale, kas sa nagu suudad sellega elada või mitte, kas teed muusikat edasi või mitte. Ma panen vahel meie häältele, või mitte vahel, vaid igal osal mul on selline standard equalizeri kõver, millega ma natukene mudin meie hääli, et nad paremini üksteisest eristuksid. Mitte väga palju ja mõnedel osadel näiteks, kui me live-lindistusi tegime, siis seda ei olnud, aga ma ikka tavaliselt seda natuke teen. Aga elulugudest rääkides ma nüüd kohe, ikka 10 lehekülge jäi veel, eile õhtul jäin magama enne, aga ma jõuan oma selle Leonard Nimoy biograafia läbi, mis on olnud üks väga meeldiv lugemine, et ma siin, mul oli nüüd 2 nädalat puhkust ja sellel ajal ma siis lugesin kõvasti ja postitasin isegi meie Instagrami kontole instagram.com/popkulturistid ühe pildi sellest, kuidas ma istusin pargis ja lugesin ja peab ütlema, mul on alati nagu väga suur huvi Star Treki vastu olnud, aga jällegi, nagu ma olen mitu korda enda puhul maininud, et sellise taustainfo või selle nii-öelda protsessi kirjelduse kuulmine teeb nagu kõik nii palju põnevamaks, et tihtilugu räägitakse, et mingid Star Treki osad on kehvemad kui teised ja kindlasti filmide puhul räägitakse, et mõned filmid on nagu kohe väga halvad versus mõned on väga head. Ja enne nüüd seda raamatu lugemist mina olin näinud ainult Star Treki kõige esimest filmi, mida kirjeldatakse kui üldiselt väga paha filmi. Ja väga huvitav oli lugeda ka Leonard Nimoy kirjeldust sellest kui küllaltki pahast filmist, sest ka tema leidis, et see stsenaarium oli küllaltki nõrk, suur osa sellest nii-öelda kaalust läks nende eriefektide peale, mis tollel ajal siis üritati võimalikult ägedad teha ja siis neid muidugi näidati nii palju kui vähegi võimalik, nii et see 20 minuti pikkune stseen, kuidas see laev liigub ühest kohast teise, see on visuaalselt kindlasti tolle aja kohta vägev, aga nagu loole ei andnud midagi erilist kaasa. Ja nüüd ma olen vaadanud ka Star Treki 2., 3. ja suurema osa 4. filmist, nii et jällegi väga, väga põnev kogemus on. Ja siinkohal ma pean vabandama, viimane kord me seda ei teinud, kui me rääkisime Leonard Nimoy raamatust, siis ma kuidagi niimoodi keset vestlust mainisin, et Han Solo mängis Star Trekis. Selle kohta tuli kohe ka kommentaar. Ja mitu kommentaari kohe, et ma nüüd võtan selle aja avalikkuse vabanduseks, et ma tegin seda täiesti kogemata, tähele panemata isegi montaažis, et ma seda tegin ja näete. Ma arvan, et nüüd ainus normaalne asi, mida teha on Facebookis teha küsitlus, et mitu piitsahoopi sulle nüüd nagu oleks õiglane. Ja millise piitsaga, sest mõni piits on nagu siuke meeldivam kui teine. Jah,
ja sa ise muidugi pead piitsutama ennast, nii nagu seal Da Vinci koodi filmis, mida ma ei ole näinud, aga treileris oli üks mees, kes andis piitsa endale. Tundus väga dramaatiline. Da Vinci koodi filmis, kas see oli see esimene või neid on mitu või? Ma ei tea. Kunagi, kui ei, Dan Brownil oli minu arust mitu raamatut ja nendest on mitmest film tehtud. Üks oli Da Vinci kood. Da Vinci koodi filmis oli siuke hetk, kus mees kirikus andis endale piitsa ja siis see oli väga nagu siuke üle võlli dramaatiline, tundus nagu, et wow! et oi, kui tõsine film see on või kui tõsine tegelane. No, ühesõnaga, et jah, et sa ei saa juhtida popkultuuri saadet, kui sa teed siukseid vigu. Ja sellega me kuulutamegi tegelikult välja konkursi uuele popkulturistile saatejuhile, et mind on ilmselgelt kõrvaldatud. ei, mis kõrvaldatud? ei, lihtsalt nagu särki ei saa kanda mõnda aega, et ilmselt nagu kuidagi siis tuleb tagasi oma pagunit teenida. Just. Nõus. Et praegu ma vaatan, sul on siuke tore Foo Fightersi T-särk seljas. Kui sa mulle ukse peale vastu tulid, ma vaatasin, et see on mingi turvafirma särk või midagi, seal on see kotkatiivad ja mõõk nagu, ja siis tundus kohe nagu mingi Gladius või mingi siuke firma on näiteks, vaata, kus on siuke. Ma ei ole kuulnud ka siuksest firmast, aga kõlab nagu. Minu arust on siuksed välgunooled ja mõõgad ja kotkatiivad, et tavaliselt see seostub nagu mingi veits muu nagu subkultuuriga ja viisnurgad aga Foo Fighters ma vaatan, jah. Aga sa ei olegi rääkinud sellest kontserdist, tegelikult see on ju ka nagu ei ole tõesti, jaa. See on ka teema. Ma ei tea, kas... See on nüüd juba vana teema, aga räägi. See on nii vana teema, et nüüd on nagu kõik mälestused tuhmunud vist või? Okay. Või ma ei teagi. And all I got was this lousy t-shirt. Aga see on väga hea teeseks, see puuvill on nagu ääretult mõnus. Ma ei taha öelda sulle katsu, sest see kõlab kuidagi hõõrusta vastu mikrit äkki. Proovime, vaata, mis juhtub. No võt, siuke hea puuvillane särk. Kuule, sa võiksid teha oma YouTube'i kanali, kus sa saad vaata hõõrun asju vastu särk. Ei, need mõnu videod, vaata, ma ei tea, kas sa oled sattunud nende peale. Need on need ASMR või ASRM. Kus keegi näiteks räägib näiteks sosinal mikrisse, mingi mahedahäälne tüdruk näiteks või ma ei ole mahedahäälne tüdruk. No jaa, aga sa saad teha oma kanali, kus sa hõõrud oma nagu imemugavat Foo Fightersi puuvillast särki niimoodi vastu seda mikrofoni lihtsalt 50 minutit järjest ja siis saad 50 000 vaatamist esimese tunniga kohe ja nagu saad panna reklaame endale sinna raha teenida ja koju jääda ja 50 000 vaatamisega ei saa YouTube'is kui sa saad mis ma ütlesin, esimese 2 tunniga või? Võib-olla nii. Siis ju on täitsa nagu perspektiiv on olemas. Arvestatav. See võib olla üks variant. Teine variant on ikka, mul on tunne, et me peame oma selle protestiaktsiooni ärifirma plaani ära tegema. Protestidisainibüroo. Jah, et ma nägin esimest nii-öelda kavandit, mille üks fänn meile saatis ja see oli nagu väga hea. Jah, aga see ei olnud nagu protestiga seotud otseselt, see oli lihtsalt reklaam. No me võime laieneda, sest suhtes, et me ei pea ennast, ma arvan, et meil ikkagi võiks olla mingi siuke kitsas fookus esialgu, aga nagu me oleme nüüd juba näinud, siis tegelikult meil on seda perspektiivi ka teistel suundadel. Me paneme selle pildi, mida meile Twitteris saatis selline kasutaja nagu Tõnn Viik või @Tonviik, et me paneme selle lingiga kindlasti saate märkmetesse, et see oli väga, väga kihvt nali. Väike Tom, see ei maksa sittagi. Yeah. Mine poodi põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt. Ma põhimõtteliselt läksingi. Käisid poes? Mõtteliselt käisin jah, põhimõtteliselt nagu teoreetiliselt tegelikult nagu mõttes käisin. Mul ei olnud raha, mul on näpud põhjas, mul ei ole, ma tõin siia veini ja ma ei tea, kuidas ma koju saan. No eks leia, saame su koju, Jim. Okay. Aga mina käisin kinos. See oli väga, väga meeldiv, ma käin väga harva kinos, me oleme siin üks kord juba rääkinud, kuidas mulle tegelikult väga ei meeldi kinos käia, aga sellegi poolest ma otsustasin, et oli siuke treiler, kui ma viimane kord kinos käisin, nüüd ma enam ei mäleta, mis see eelmine kord oli, aga enne filmi näidati treilerit, kus oli mingi siuke mis kinos see oli? No võt nüüd tegelikult ongi hea küsimus, seepärast, et enamus kordadest praegu näidatakse ju reklaame, mitte treilereid, aga alati on olnud ju läbisegi või ei? Mulle ei meeldi see, ma tahan ainult treilereid näha. Anyway, näidati treilerit ja seal taga mängis Beatlesite Because ja siis mul oli kohe, et Beatles filmi treileris, väga huvitav ja siis järsku oli siuke mingi hull action käis ja mingid täiesti crazy'd koletised ja asjad. Ma mõtlesin, et okei, et tell me more ja tuli välja, et selle filmi nimi oli ma võtan selle teksti omale ette, et siis ma loen nagu õige hääldusega ja muuga ka. Valerian and the City of 1000 Planets
see on sihuke, sina ei ole vist sellest filmist kuulnud väga? Ei ole, aga äkki sa oled sellisest koomiksist, prantsuse koomiksist kuulnud nagu Valerian and Laureline, mille on kirjutanud Pierre Christine. See on tegelikult kuskil mingi 70ndatest vist Prantsusmaa koomiks. Mina ei olnud ka kuulnud ever sellisest asjast, aga ma vaatasin seda treilerit ja kohe tekkis meeletu huvi ja käisime kinos seda vaatamas ja mulle väga meeldis see film. See oli sihuke väga actionit täis, minu meelest olid kogu see maailm, mis oli ehitatud siin ümber, oli väga kihvt, see oli prantsuse film. Kas see on fantasy või ulmefilm siis? Ta on nagu ühte koma teist, pigem on ta nagu ulme, aga ta on selline väga fantasy-rikas ulme, et ütleme seda maailma loomist ja kui selle mütoloogia loomist ja asja on seal küllaltki palju. See on Luc Bessoni film, et kui sa oled sihukest filmi nagu Fifth Element näinud. Ja absoluutselt olen, ma olen seda mitu korda näinud, see oli mul VHS-i peal ja see oli üks mu nagu lemmikfilme, mida lihtsalt nagu peale panna kunagi, kui ma kodus videomakiga kahekesi elasin. No vot, et siin puhul siis nagu eeldati, see on isegi lause, millest tahaks nagu pikemalt rääkida, kui sa kunagi ma olin nii oma mõttes, et lähen nagu oma selle story'ga siin edasi, siis sa ütled järsku vahele, et kui ma kunagi videomakiga kahekesi elasin, tahad sa sellest lähemalt rääkida? Okei. Igatahes see siis peaks olema kuidagi selline mõtteline järg sellisele nagu crazy'le maailma ehitus sci-fi'le nagu see Viies element ka natuke oli, et selline väga kihvt lugu ja tõesti, mulle ta väga meeldis, minu meelest näitlejad tegid täitsa head tööd, siin küll võib-olla oli nendest kahest see Cara Delevingne oli nagu parem kui Dane DeHaan, et kohati mul tekkis küll tunne, et see peategelane, see Laureline oleks võib-olla pidanud olema see nimitegelane, et ta tundus kuidagi palju tugevam ja ägedam tegelane, et see Valerian ise tundus natukene ebameeldiv läbi kogu filmi, aga siis ma tulin koju ja nagu ma tihti seda teen ja ma isegi ei tea, miks ma seda teen, ma võtsin lahti kriitikute arvamused sellest filmist ja nägin, et kriitikutele see film kohe üldse ei meeldinud, öeldi, et näidelda ei osatud üldse, näitlejad olid väga halvasti, režissöör oli näitlejaid küllaltki halvasti vist juhendanud, et siis öeldi, et see Luc ise ei olegi väga hea sihuke inimeste režissöör, et ta on palju parem maailma ja kogu selle visuaali režissöör ja et need kumbki näitleja siis peategelastena ei saanud väga hakkama oma rolliga, et selle 1000 planeetide linnas oli tuhandeid palju ägedamaid lugusid kui see, mida me selle filmi jooksul kogesime ja nii edasi, et üldiselt ei jäädud rahule. Ja mul on seda tegelikult niimoodi mitu korda juhtunud, et ma lähen mingit filmi vaatama ja ma tulen koju ja pärast loen, et oi, see oli kehv film. Ja millegipärast mind väga mõjutavad arvustused, eriti filmide puhul ja vähem ka võib-olla natuke muusika puhul, et muusika puhul ma olen oma arvamuses tugevam, ma tean muusikast küllaltki palju, ma tean, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, mida ma otsin, aga filmide puhul, ma ei ole nagu kõva sihuke filmi, ma ei tea, kas see on melomaan on nagu muusikaarmastajaga filmimaan või? Ei, moviemaan. Kinomaan, kinogurmaan, filmigurmaan. Et ma ei käi nagu väga tihti kinos, ma ei vaata väga palju filme ja seal on nagu mu selline enesekindlus. Selle kohta on prantsuskeelne sõna, sa räägid prantsuse režissööri filmist, selle kohta on prantsuskeelne sõna cinéphile, aga cinéphile. Okei. Kinofiil. Et siis kinofiil, jah. Või filmifiil. Ei, okei. Üritame eesti keelt täiendada teistel aegadel. Aga selles suhtes, ma ei tea, mind alati kuidagi filmide puhul väga mõjutab see kriitikute arvamus ja siis ma nagu jäin kuidagi kahtlema, et kas mulle ikka nii väga meeldis see film. Kas sinul on kunagi seda juhtunud, kas sa lased ennast üldiselt, ma saan aru, sinul on võib-olla see dimensioon veel, et sa vahel oled mingisuguses etenduses, mida kriitikud ühte või teist viisi arvavad või nii, aga kui sa näiteks ise lähed kinno, kas sind üldse huvitab, mida sellest filmist, mida sa oled valinud vaadata teised või näiteks mingid professionaalsed kriitikud arvavad? Filmikriitika on minu jaoks nagu täiesti ebaoluline žanr nagu selles mõttes, et ma lihtsalt ei jälgi seda üldse, aga näiteks mulle väga meeldis üks hetk lugeda Ralf Sauteri blogi, mida ta peab siiamaani ja Ralf on ka üks kinovärgiga Apelsini saatejuhtidest, toimetajatest, et siis ma sain aru, et mulle meeldibki see, kui inimesel on nagu oma isiklik lähenemine asjale ja
ja kui mulle see lähenemine tundub nagu kuidagi paeluv, et siis see ongi nagu kihvt, et tegelikult see taandubki sellele kriitiku stiilile ja tema mõttemaailmale ja nagu, et mitte niivõrd tema nagu hinnangutele, vaid sellele, et mismoodi ta neid annab. Vaata, et jällegi lõpuks see on ikkagi nagu, et sa imetled seda nagu väljendusviisi või seda kirjutamisoskust, on ju. Aga ikkagi, et minu arust nagu filmikriitika ei ole ju nagu väga, noh, see ei ole mingi asi, kus nagu raha liiguks näiteks Eestis, on ju. Et kõik teevad seda täiesti hobi korras, nii nagu tehakse ka muusikakriitikat, et meil mõned nagu teatrikriitikud on, kes nagu midagi sealt nagu saavad, aga noh, samamoodi tegelikult ega sellest ära ei ole võimalik elada nagu kindlasti mitte, et kuna lihtsalt teatrivaldkond on selline, et siin nagu kuidagi seda elu on rohkem ja nagu toodetakse rohkem ja võib-olla neid väljaandeid on ka nagu natuke rohkem, kus saab nagu pikemalt niimoodi teatri teemal jahuda, et siis, et seal nagu natsa on nagu rohkem ruumi selle jaoks. Või no okei, võib-olla see on sellepärast, et ma tean lihtsalt seda valdkonda natsa rohkem, siis ma arvan, et see on nii, et võib-olla see on üsna võrdne tegelikult, et filmikriitikas, muusikakriitikas, ütleme kunstikriitikas ja teatrikriitikas on umbes sama palju nagu või tegelikult umbes sama vähe raha. Aga noh, see on oletus, on ju, et siit ei ole nagu kuskilt kinni hakata, see on lihtsalt oletus. Aga minu filmikriitika nagu selle lünga või selle tühimiku tegelikult ikkagi täidab Bret Easton Ellis podcast, sest et see on ikkagi, Ellis on selle ise tituleerinud selliseks filmipõhiseks podcastiks, kuigi ta ise läheneb sellele teemale nagu kirjaniku positsioonilt, on ju, aga ikkagi, et noh, et vahet ei ole, et ta nagu hästi palju, noh, ma olen väga palju nagu saanud, ta on pakkunud mulle mingi sissevaate või mingi siukse nagu sissejuhatuse tegelikult Hollywoodi filmikultuuri, selle ajaloole, sellele, kuidas nagu autorikino tõusis ja langes, kuidas Marvel ja DC võtsid nagu filmitööstuse üle põhimõtteliselt, on ju, see on see, mis praegugi toimub, et kõik see on nagu jube huvitav olnud nagu jälgida tegelikult, et ongi siuke nagu üldkultuurilised siuksed nagu järeltunnid minu jaoks või midagi sellist, et see filmikriitika ei ole mind kunagi nagu selles mõttes mõjutanud, et ma kuidagi arvaks mingist filmist halvemini või paremini mingisuguse arvustuse pärast, aga see ongi jällegi puhtalt sellepärast, et ma lihtsalt ei jälgi seda nii pühendunult, et see on noh, hästi kihvt on olnud kuulata, kuidas Ellis räägib näiteks ühest Ameerika sellisest kultuslikumast filmikriitikust ja mõjukamast filmikriitikust Pauline Kaelist, kes noh, kellest nagu räägivadki nagu Ameerika mingid põhirežissöörid veel nagu tagantjärele mingeid legende ja kes nagu räägivad seda, et kuidas tema kirjutised nagu, ma ei tea, nagu muutsid nende arusaama filmikunstist kui sellisest ja noh, Tarantino näiteks on üks nendest, kes on nagu rõhutanud Pauline Kaeli nagu olulisust ja Ellis ise ja et neid inimesi on nagu mitmeid erinevaid näitlejaid ja lavastajaid, kes on temast olnud tohutult mõjutud, et ta oligi siuke mõjuvõimas isik. Et ma ei kujuta ette nagu, et noh, Eestis oli Jaan Ruus näiteks filmikriitikuna selline nagu filmikriitika isa mõnes mõttes või ta oli nagu siuke nagu, tema oligi see filmikriitik suure F-iga siis on ju. Et aga noh, see oli ka rohkem nagu siuke sümbolväärtus või noh, ma ei kujuta ette, kas ta nagu päriselt omas mingit sellist mõjusfääri, et inimesed nagu kuidagi, ma ei tea, joondusid tema järgi või et ta oleks loonud mingi koolkonna või midagi sellist, et ma ei tea, vaata, et see, aga muidu üleüldiselt jah, ma olen liiga mõjutatav tegelikult erinevatest arvamustest ja seisukohtadest ja see on üks mu nagu eluülesandeid ongi nagu kuidagi nagu harjutada ja kultiveerida sellist nagu iseseisvat mõtlemist et sellepärast ma näiteks ei loe muusikakriitikat, ma nagu väldin seda, sest et vaat selle puhul sa ütlesid, et sa tunned muusikat nii hästi, et sa nagu ei tunne ennast nagu kõigutatavana kuidagi või noh, sa tead ise nagu kuidas vastu võtta, kuidas reageerida, et mul just muusika puhul on see, et kui ma juhtun lugema mingit arvustust, lihtsalt jääb silma ja näiteks mainitakse nagu üksikasjalikult mingeid konkreetseid lugusid, et seal näiteks see teema nagu mingi ei kanna eriti hästi või et seal mingi see käik oli nagu mingi imelik, siis mul jääb see nagu meelde liiga pikaks ajaks, nii et isegi kui ma nagu üritan seda unustada, ma ikkagi kuulan seda albumit niimoodi, et mul kogu aeg tuleb see meelde. Ja sellepärast ma nagu olen lõpetanud muusikaarvustuste lugemise, lihtsalt vahetevahel, kui ma näen, et mõni inimene, kelle nagu mõtted on mulle huvitavad, et kui tema kirjutab, siis ma lihtsalt nagu tema pärast loen seda ja noh, hea on, kui see on mingi album, mis nagu, et ta ei saa seda nagu ära rikkuda mu jaoks, noh näiteks, ma ei tea, kui Tõnis Kahu kirjutas Metallica viimasest albumist, mis selle pealkiri oli, mitte Death Magnetic vist, see oli vist üle-eelmine, vaid see oli nüüd see või ütleme see uuem variant, mul ei tule ka selle nimi kohe nüüd niimoodi meelde, aga ma guugeldan nendel jah ju alati, ma ei ole üldse neid uuemaid asju neil väga järgi
rääkinud, siis ongi väga, väga keeruline. Hardwired to self-destruct. no vot, hardwired to self-destruct, ma ei tea, miks ma seda järele ütlesin, kui ma ei suuda, aga et no vot selle puhul näiteks, et on rohkem sihuke nagu kultuuriline, noh, Metallica on nagu, nad on nagu lahutamatud, on ju, popkultuurist, Metallica maailma kõige nagu kuulsam bänd põhimõtteliselt, on ju, ja ka hea bänd juhtumisi, et ja nad annavad nagu mingi albumi jälle välja, et siis see ei ole nagu minu jaoks nagu mingi, see ei ole nagu isiklikult mu jaoks nii tähtis tegelikult, et Metallica annab uue albumi välja, vaid see on rohkem mulle sihuke nagu mõnus mõtteaine nagu, et et näed, et ma saan nagu seda uurida niimoodi nagu siukse kultuurilise mingisuguse fenomenina lihtsalt, et mul ei ole nagu emotsioonid nii väga sellega seotud, aga noh, kui annab välja mingi indie-bänd, ütleme Deer Hunter näiteks annab mingi uue albumi välja, kelle puhul nagu kõik läheb mulle korda, mida nad teevad ja mida nende kohta öeldakse, siis ma ei saa lugeda kriitikat selle kohta, ma lihtsalt ei taha nagu lasta seda võõrast perspektiivi nagu sinna lähedale, siis ma tahan, et see suhe oleks ainult meie vahel nagu. Et selline suhe jah, et filmide puhul seda ei ole. Kriitikute võib-olla selline üks suurimaid plusse või miks mina neid kipun isegi võib-olla liiga tihti lugema, on see, et nad annavad sõnad ja mõisted ja mõtte juurde sellistele asjadele, millest mina aru ei saa. No eriti jällegi filmi puhul, muusika puhul ma nagu vähemalt ise tunnen, et ma oskan jälgida teatud asju, on mingeid asju, mida ma ei oska jälgida ja siin mind kriitika ei aita, siin aitaks mind, ma ei tea, otsakooli lõpetamine, eks ole, et kui ma nagu tõesti väga tehniliselt puhtalt suudaks nüüd muusikat jälgida, et siis noh, mul oleks nüüd juba vaja nagu mingit tõsist muusikakraadi, et ma oskaks hinnata mingisuguseid harmooniaid, mingisuguseid lahendusi, mida on tehtud siin-seal, eks ole, mingite polürütmidega või mida iganes, et noh, need asjad nagu jäävad täna veel minust väga kaugele, aga noh, jällegi see ei ole see, mida ma otseselt muusikast otsin ja kui see on, siis see on pigem selline tunnetuslik, et mulle meeldib, kui muusikas kasutatakse polürütme. Aga filmide puhul ma ei ole tehniliselt tugev ja siis on nagu väga huvitav kuulata, kuidas näiteks võetakse üks film tükkideks, võetakse nii, et siin režissöör jättis sellise asja tegemata. Ma ei teadnudki, et režissöör sellist asja teeb. Ma tegelikult, noh, olgem ausad, ei tea, mis on režissööri ülesanded. Ma ei ole kunagi režissöör olnud, ma pole isegi kõrvalt vaadanud, kuidas keegi töötab, me teame, terve hulk režissöör on olemas, keda kiidetakse või laidetakse või nad on ka nagu fenomenid tihtilugu, et kui bändi puhul ma nagu tean, mis on nende osakaal, mis on produtsendi osakaal tihti ja vahel on veel eriti huvitav teada saada nagu tagantjärgi, et mis see tegelikult oli, siis filmide puhul ma tõesti ei tea, ma ei tea, mida eeldatakse näitlejatelt, mida eeldatakse valgustusmeeskonnalt, mida teevad eriefektide inimesed, noh, ma võin ette kujutada seda, aga tegelikult ma ei tea ju, millistes tingimustes ja kuidas nad töötavad ja mis nende puhul on see nii-öelda edukas töökorda saamine ja mis on nii-öelda selline kehvem variant, et noh, ma võin arvata, et ma tunnetuslikult tunnetan seda ära, aga kui ma vahel arvustusi loen, noh, ma ei pruugi seda tähele panna ja võib-olla siin ongi see nagu ignorance is bliss teema, et vaata, kui sa nagu midagi teada saad ja see rikub see sinu jaoks ära, siis see ongi nüüd see, et sul on mingi uus informatsioon ja sa mõtled, ma ei osanudki sellele nii mõelda. Et no ühest küljest see on selline õpetav variant, aga kui ma just nüüd seda viimast Valeriani filmi vaadanuna koju tulin, siis ma otsisin arvustusi nii kaua, kuni ma leidsin kellegi, kes arvas nagu mina. See oli nagu kõige huvitavam selle käitumise juures, et ma justkui arvasin, et ma pean valideerima oma arvamuse pärast seda kriitikat. Et noh, just kui kõik teised ütlesid mulle, et ei, sulle ei peaks see film meeldima, et see ei ole hea film. Et siis ma nagu otsisin, kuni keegi teine arvas ka, et jah, see nagu on ikkagi väärt vaatamist. See on nii hea teema üleüldse, see oma seisukoha valideerimine või oma maitse-eelistustele mingisuguse nagu toetuse leidmine, et miks seda on vaja, et see on ikkagi, see taandub jälle sellele kuuluvustundele või noh, sa ei taha olla nagu outsider, on ju tegelikult nagu, et esmane refleks pole nagu kõigil ju see, et nagu, et tahan olla nagu kõigist erinev ja nagu tahan olla seetõttu nagu hüljatud või kuidagi see veidrik, on ju. Aga see taandub jah, see on täpselt see teema, et mis on sinu mingi guilty pleasure näiteks, on ju. Ja siis on mingid inimesed, kes ütlevad, et fuck, unustage ära, et mis guilty pleasure, et ei ole sellist asja olemas, et lihtsalt nagu kuula, mis sa tahad kuulata ja loe, mis sa tahad lugeda ja nii edasi, on ju. Et noh, et lihtsalt nagu naudi, on ju, et mis seal vahet on. Ja siis ikkagi me teame, et meil on nagu kõigil mingisugused asjad, mida me nagu natsa nagu häbeneme, et me fänname, aga et miks me siis nagu häbeneme või mida meil nagu kaotada on nagu päriselt, et okei, mingis koolikeskkonnas
keskkonnas on ju, kui sa oled mingi 7. klassis, et siis tõesti nagu võib-olla nagu noh, ei tasu ära seda riski võib-olla, ma ei tea kanda mingit vale bändi T-särki või no ma ei tea, on ju, et oleneb koolist, aga noh, hilisemas elus ikkagi, kui sa oled juba nagu, on ju, nagu suur inimene, et mis seal enam vahet on nagu päriselt, et see on väga huvitav jah, et sul oli see refleks nagu otsida mingit sihukest nagu rohelist tuld kuidagi nagu oma maitsele või nii, et aga nii see on jah, see millegipärast kuidagi toimib ka minu puhul, et ma vahetevahel ikkagi nagu mõtlen, et mismoodi seda mõttelõnga edasi veeretada, aga et no näiteks kunagi, kui ma tegin ühte enda jaoks kõige olulisemat teatrilavastust üldse, 12 Karamazovit, et see oli sihuke, ma olen sellest rääkinud ka, et see oli sihuke nagu 4-aastane protsess, on ju, tegelikult isegi 5-aastane, et noh, see algas teatrikooli algusega ja jätkus ka siis, kui me olime juba kooli lõpetanud, käisime nagu tuuril erinevates nagu linnades ja riikides ja see oli sihuke nagu väga pikk teekond, et sihuke meie sõrmuse teekond mõnes mõttes nagu ja sellel perioodil ma juhtusin lugema ühte väga teatrikriitilist teksti, mille sisu oli põhimõtteliselt see, et teater üleüldse kui nähtus on nagu kahjulik. Noh, et nagu kultuurile kahjulik ja inimese arengule kahjulik ja nii edasi. Ja see oli nii põhjalikult ja intensiivselt kirjutatud, et puhtalt see, et ma nagu kuidagi lasin nagu nii erineva vaatenurga kuidagi nagu enda sellisesse nagu mõttemaailma sisse, oli ühest küljest nagu lõputult paeluv mu jaoks, on ju, et ohoh, et nagu nii on võimalik ka nagu näha seda asja, on ju. Noh, see on alati tegelikult ülivärskendav, on ju, tajuda, et nagu, et asjad ei ole iseenesest mõistetavad, et see ei ole lihtsalt nii, et nagu, et teater lihtsalt on kuidagi õilis ja kuidagi õige kultuuriline mingisugune asi. Aga samas, kuna ma võtsin seda nii tõsiselt ja kuna see huvitas mind nii väga, siis selle nagu halb pool oli see, et nagu üllatavalt pikaks ajaks kadus mul nagu teatriisu nagu täiesti ära, mul noh, ongi lihtsalt nagu, mul oli lihtsalt nii halb olla, sest et ma tundsin, et mult on nagu tõmmatud täiesti nagu noh, mitte ainult vaip ei ole tõmmatud jalge alt ära, vaid nagu maapind on tõmmatud jalge alt ära mõneks ajaks. Ja see kestis tõesti kuid, noh, väga pikalt põdesin seda, kuni lõpuks nagu kuidagi raashaaval ma nagu suutsin uuesti nagu kokku panna enda jaoks nagu selle nagu põhjuste ahela, et miks ikkagi, miks ma vaidleks vastu või miks ma oma kogemusest julgen nagu öelda, et see ei ole nii, et teater tegelikult on hea oma olemuselt. Et noh, see ongi nii jah, et kuidagi lõpuks me ikkagi lihtsalt tahame kuuluda ja me tahame, et meil oleks õigus ja see ongi nii huvitav, et siit nagu alati ma jõuan selle kriitiku ülesandeni või ma nagu alati, kui mul on palutud näiteks arvustada vahel harva mõnda raamatut või eriti, kui keegi palub mul arvustada luulet, siis mul läheb juhe nii kokku korraks, sest et ma nagu kohe esimese asjana ju pean ise aru saama, et miks ma seda teen. On ju, see põhjus ei ole kunagi raha, nagu selles mõttes, et noh, luule kogu arvustamise eest nagu palju sa arvad, et sa nagu teenid sealt, et noh, mitte midagi ei teeni, on ju, et ja lõpuks, et siis sa pead seda tegema järelikult mingist nagu isiklikust missioonitundest, mingist isiklikust nagu huvist, sa pead nagu tunnetama, et sul on midagi nagu lisada sellele diskussioonile või kui tegu on näiteks mingi luulekoguga, millest ei ole varem üldse räägitud, sul peab olema nagu see nagu tohutu nagu kuidagi äratundmine, et me peame rääkima sellest või kuidagi, et ma tahan, et see nagu, et see ma tahan algatada seda diskussiooni, ma tahan, et inimesed teaksid, et sihuke asi on olemas praegu ja ma tahan, et nad nagu pööraksid tähelepanu sellele, on ju. Okei, see on see promo pool siis, on ju, see on mõnes mõttes lihtne, on ju, kui sa tahad midagi promoda lihtsalt, et kui sa usud millessegi ja tahad lihtsalt, et rohkemad inimesed nagu teaksid, et sihuke asi on olemas, aga see teine nagu variant, et kui sa näiteks, kui su suhe sellesse asjasse on nagu problemaatiline, on ju, siis mida sa nagu tegelikult teed, mis see sinu roll on, et kas päriselt on vaja, et sina nagu hakkaksid nagu lammutama seda asja, et kas see on vajalik päriselt nagu, et muidugi tulevad siin mängu nagu oma sihuke edevus ja ego ja vahel lihtsalt ongi äge nagu plähmerdada, vaata lihtsalt ongi äge nagu noh, kõvatada, on ju, et sa lihtsalt nagu avalikult lihtsalt nagu teed midagi nagu hästi efektselt maha kuidagi ja selle käigus lihtsalt nagu kuidagi noh, lihtsalt eputad tegelikult, põhimõtteliselt lihtsalt nagu tuusad, on ju. Tuled, teed ära, siis on mic drop. Jah, mic drop ja kõik, on ju, ja lahkud, on ju. Et harilikult ma nagu ei tunne vajadust selliseid asju teha. Ja siis ikkagi, et mis see järgmine põhjus siis on, et kas ma siis nagu, kas minu roll on siis nagu seletada inimestele lahti, mida see asi siis tegelikult tähendas või. Ja siis ma satun nagu eriti segadusse, sest et
et mul tekibki nagu see küsimus, et ja ükskõik, kas see on nagu mingi luulekogu või see on mingi film, on ju, vahet ei ole, noh, mingi asi, mida palutakse arvustada, ma nagu kohe mõtlen, et kellele seda vaja on, nagu kas ma päriselt tunnetan praegu, et ma nagu, et mul on mingid teadmised, mul on mingisugused kaemused ja järeldused, milleni teised ei ole jõudnud. Ja nüüd on minu koht praegu nagu jagada seda vaimuvalgust nagu, et see teeb mind nagu väga skeptiliseks alati. Ja siis ma astungi sammu tagasi ja mõtlen lihtsalt, et nagu ei, et ma ei tunne, et ma nagu peaksin kellelegi seletama midagi lahti, et kes saab aru, see saab, kes ei saa, see ei saa. Kellele meeldis, sellele meeldis, kellele mitte, kõik on okei, et ma ei tunne nagu vajadust kuidagi nagu õpetada kedagi. Et ma mõtlengi, et huvitav, kas nagu kriitiku sihuke kuidagi, et kas kriitiku nagu töö eeldustes peab olema kirjas kuidagi see ka, et sul peab olema ikkagi nagu mingi sisemine kihk kuidagi nagu õpetada inimesi või kuidagi nagu juhatada neid mingisuguse tõeni või, et kas sa nagu juba eos pead tunnetama, et sina tajud midagi ja näed midagi ja sinu peas tekivad mingid seosed, mis teiste peas nagu ei saa tekkida ilma sinu abita või et see tundub olla nagu hästi nagu imelik positsioon, millesse ennast seada, aga ometi on inimesi, kellel tuleb see nagu ülihästi välja ja me tõesti naudime nende analüüsi, nende juttu, me oleme tänulikud, me fänname neid, noh, ja ongi Pauline Kael on kuskil olemas ja meil oli Jaan Ruus olemas ja noh. Siskel ja Ebert. Noh, ütleme, ideaalis muidugi ongi ju eesmärk see, et noh, maailma paremaks teha, et inimestel oleks, oskaksid hinnata rohkem, ma ei tea, filmikunsti või muusikat või kunsti laiemas mõttes või need nad teaksid rohkem sellest kõigest, mis sinna sisse läheb, mis teeb ühest, noh, ütleme, mis muudab ühe teose paremaks kui teine, sest noh, me arvame, noh, et see justkui on kuidagi siuke mingi sisemine asi meil, et me arvame, et üks asi on parem kui teine ja meil on mingid väga edukad filmid, mis saavad kultuuriklassikaks täiesti ja meil on mingid, mis ei saa, et noh, et kus neid jooni tõmmata, et noh, me peame ju analüüsima seda, me peame kirjutama oma kultuurilugu ja sellest ka aru saama, et mida me teeme ja miks me teeme, noh, igal ajastul on oma siuksed eelised ja või noh, ütleme stiililised pooled, mis midagi nagu eelistatakse või mitte, aga jällegi on asju, mis elavad läbi ajastute, eks ole, siiamaani on need nii-öelda filmiklassi, noh, meie räägime siiamaani Star Warsist ja kõigest muust, eks ole, et see on selles mõttes alati, noh, seal peaks see nagu see positiivne aspekt juures olema, mitte see, et sa tahad lammutada, vaid sa nagu kritiseerid selleks, et noh, asjad läheksid kuidagi paremaks. Ja noh, sama on tegelikult teaduskirjanduses, et kui mina kirjutan teadusartikli, siis minu kolleegid jällegi ilma rahata, et noh, mis raha sa tahad saada teadusartikli arvustamisest. Et enne, kui see üldse publitseeritakse, enne kui see maailmale loetavaks tehakse, peab kõigepealt ajakirja, kus see avaldatakse, toimetaja, noh, need ajakirjad on tänapäeval pigem nagu interneti ajakirjad, et see toimetaja peab kõigepealt hindama, kas see üldse on väärt publitseerimist, kas see vastab kõikidele nõuetele ja siis see saadetakse laiali inimestele, kes on sinuga sama eriala peal, kes on nii-öelda noh, ütleme, ideaalis parimad tegijad sellel alal, kes siis peavad seda lugema ja tõesti lugema niimoodi, et noh, nagu iga väiksem kui asi, kus saaks norida, tuleb välja tuua. See ei ole avalik kriitika nagu ajaleht kirjutab, et sina kirjutad raamatu ja nüüd ajalehes kirjutatakse, et noh, see raamat oli suht kehv, vaid see on nagu selline individuaalne protsess, et sina saad siis nüüd tagasi need, ma ei tea, 2 või 3 teadlast kirjutasid sinu artikli kohta mingi arvustuse ja tõesti nad läksid nagu nii detaili, nii kriitiliselt kui vähegi saab ja see on hea, see on nagu kogu protsessile me oleme otsustanud, et seda me tahamegi, me tahame, et meie tööd vaadatakse läbi nii peene kammiga kui võimalik, me tahame, et seda kritiseeritakse nii palju kui võimalik selleks, et lõpptulemusena ainult parimad asjad saaksid publitseeritud. Sellel kogu protsessil on oma negatiivsed pooled ja noh, ütleme, see ei ole alati lollikindel, aga see on parim protsess, ütleme, parima teadmise saamiseks, mis meil tänapäeval on. Aga noh, see on suletud ja hoolimata sellestki olles olnud see pool, kes saab neid päris palju erinevaid kriitikaid päris mitme artikli kohta, mida ma olen kirjutanud või publitseerinud, ega see ei ole meeldiv tunne, eks ole, lõpptulemusena ja noh, ütleme, ma ei ole nii väga olnud avalikkuse ees oma loominguga, et ma oleksin pidanud kunagi lugema ajalehest kriitikat minu töö suhtes, aga ma kujutan ette, et ega see, noh, see on, ma tean, kui ma juba olen selle loomingu suhtes, mis mulle teiste puhul meeldib, nii tundlik, et kriitik võib mu arvamuse ühte või teise suunda nagu lükata, siis ma kujutan ette, et noh, kuulata kriitikat siis enda mingi loomingu kohta on küllaltki keeruline. Kas see on kasvatav või ma ei tea, noh? See on vist igaühe enda asi ikkagi, et
et kas ta kasvab või mitte või jääb kinni oma mingitesse nagu krampidesse ja hirmudesse, aga see on küll tõsi, et noh, mina tean seda peamiselt, ütleme, teatrielust, kuidas kriitik mõjutab protsessi, et noh, kirjutades ma kuidagi, ma ei teagi, et kirjutades on see kõik nagu distantseeritum, sest ma ei kohtu kriitikuga, aga teatris on alati nii tegelikult, et näitlejad, no tõesti, näitlejad vist ikka suhteliselt alati, peaaegu alati teavad, kui kriitik on saalis ja kes käib konkreetselt. mingi sosi, ta on siin. Ja see on nii nõme tegelikult selles mõttes, et siis igal juhul laval olles ma nagu, mitte kogu aeg, aga nagu liiga suure osa ajast tegelikult oma kuklas nagu tean, et ta jälgib ja hindab. Ja see on mõnes mõttes nagu etendused, kus näitlejad teavad, et kriitik on saalis, et need ei ole kunagi sellised, nagu on siis, kui vähemalt näitlejad ei tea, et kriitik on saalis, et selles mõttes tegelikult oleks jube hea, kui kriitikud saaksid kuidagi anonüümselt käia etendusi vaatamas. Drooniga tulevad kohe. Ma ei tea, kuidas on ju, et mingi maskeeruvad, tehakse mingisugune filmikrimm neile, et ma ei tea, vahetatakse sugu või midagi, et ma ei, noh, kuidagi see nii on, et kohe kui kriitik, eriti kui ta on nagu nähtaval ka, nii et ma nagu näen teda seal mingi esireas või midagi sellist, et see nii häirib tegelikult. Ja isegi kui ma ei lase ennast sellest häirida, et noh, seda enam kuidagi mängin nagu julgelt ja vabalt ja nagu vahet ei ole, on ju, siis seda enam ma tunnen, et kurat, see on nii ebaõiglane praegu, et saalis on, ma ei tea, 500 inimest, on ju, ma mängin praegu ühele inimesele, tervet etendust tegelikult mängin ühele inimesele ainult, on ju, et see on hästi veider, see on hästi veider ja tegelikult nagu vale olukord. Aga kas siin loll ei saa olla või selles suhtes, kas sa üldse pead teadma, kes on teatrikriitikud või see saab nagu sulle õppimisprotsessi juures nagu ilmtingimata selgeks? Mina näiteks ei tea mitte ühtegi teatrikriitikut. Ei no see tuleb selle eluga, sa saad selle selgeks, et sa lõpuks alati ju iga valdkond on mingisugune seltskond, on ju, selle valdkonna moodustab mingi seltskond ja see seltskond käib omavahel läbi ja lõpuks ongi nii, et need näod korduvad ja see tegelikult, noh, kui sa hakkaksid täna lavastajaks või mis iganes teatrikunstnikuks või teatrifotograafiks või midagi, et ma arvan, et aastaga sul oleks selge juba, kes on nagu põhinäod. Who's who? Ja, et ja noh, kriitikutele tekivad mingid hüüdnimed ja ühte kriitikut Mr. Grumpy Pants. Ühte kriitikut kutsutakse Kuri Beebi näiteks ja et Kuri Beebi on saalis. Et siis võite ette kujutada, mis näoga Kuri Beebi saalis istub. Natuke beebi moodi ja üsna krimpsus näo. Kas tema arvustused on ka pigem negatiivsed? Pigem jah, kurja beebi laadis. Aga see võib ka olla see taastootev variant, et kui sa juba kord oled see tegelane, eks ole. Aga teatud mõttes, ma mõtlen, et ma ikkagi, ma vaatan filmi arvustusi, sest ma mingis mõttes naudin neid, jällegi ma naudin seda, et ma õpin rohkem sellest protsessist teadma ja hea kriitik tegelikult või ütleme, hea analüütik siin juures suudab ka välja tuua selliseid aspekte, mis panevad mind seda asja teistmoodi vaatama, miks tõttu selle Spocki raamatu lugemine, kuigi ta ka ise oli mõne filmi suhtes väga kriitiline, et kas seal see stsenaarium ikka ei töötanud nii või ta ei tundnud, et see oli õige valik või mis iganes, et see pani mind nagu vaatama seda teise pilguga, mõtleme, okei, siin nad ei saanud teha seda, mis nad tahtsid tegelikult teha, aga noh, lõpptulemusena on see nüüd selline, see on ikkagi nauditav või et nad tegid siin selle möönduse sellepärast, et saavutada mingi muu tulemus. Et noh, näiteks internetis ma vaatan väga tihti Nostalgia Critic on selline YouTube'i tegelane, kelle arvustusi ma olen tegelikult aastaid juba vaadanud, ta on pigem alguses keskendus vanematele filmidele, nüüd ta on nagu rohkem uuemate filmide puhul ka vahel rääkinud ja noh, ütleme, see on tõesti huvitav, sest tema stiil, kuidas ta läheneb, on väga kihvt ja teisalt jällegi ma tunnen, et ma olen tänu temale õppinud hindama mingeid muid aspekte filmide juures ja tema on tihtilugu see, kes isegi kui ta võib selle filmi nagu ära materdada, siis ta lõpuks ütleb, aga tead, mulle lõpuks ikkagi meeldib see film, kõikide oma vigade juures on tal miski, mis mulle väga meeldib, et vastupidiselt näiteks Red Letter Media arvustustele, ma ei tea, kas sa oled kunagi näinud, see on selles suhtes väga kuulus, et see on selline seda on isegi keeruline selgitada, hästi spetsiifilise stiiliga arvustused ja kõige kuulsamad neist on Star Warsi esimese, teise ja kolmanda osa arvustused, ehk siis mitte
4., 5., 6. film, mitte need, mida tehti seal 70-ndatel, 80-ndatel, vaid need, mis tehti nüüd 1999 00-ndatel, eks ole. Ja see stiil on, see on nagu umbes vaimuhaige psühhopaat analüüsib filme, on nagu põhimõtteliselt see, kuidas seda kirjeldada, selline väga hea, Say No More ma juba hakkan vaatama. Ja kui sulle varem meeldisid Star Warsi filmid 1, 2, 3, siis see kirurgi noaga analüüs, mida ta teeb, see nagu stseeni haaval selle filmi lahti lõikamine ja nagu igas mõttes läbi materdamine rikub selle filmi sinu jaoks või rikub need filmid sinu jaoks ära. Et seal nagu, ma ei kujuta ette, kuidas sa tuled pärast seda vaatamast välja, et ma saan aru tema arvamusest, aga see oli tegelikult itsegi, ma kujutan ette, on palju inimesi, kellele nagu see kriitika neid üldse võib-olla ei mõjutagi ja ta vaatabki seda pigem meelelahutuslikult, aga see on nagu nii totaalne selline hävitamine, et seda on nagu isegi selles mõttes võib-olla huvitav jälgida, aga ta ei ole kindlasti selline asi, et ma ei lähe kunagi seda arvustust vaatamiseks, ma tahaks, et minul film ära rikutakse. Ja Valeriani puhul ka ma ikkagi jäin endale kindlaks, mulle tegelikult see film meeldis ja lõpuks ma leidsin ühe inimese, kes arvustas seda aspektist, et jah, võib-olla tõesti kõik need tegelased ei olnud väga hästi seal välja töötatud, võib-olla need karakterid ei olnud väga meeldivad läbi filmi, võib-olla see keemia ei olnud nagu täiesti õige, aga see film saab olema kultusklassika, see avastatakse uuesti samamoodi nagu 5. element ja selle puhul nähakse seda, mis seal tegelikult hea oli, see maailm iseenesest oli väga-väga kihv ja mina siiani siiski soovitaks seda filmi teistele vaadata. Ja minule ka Cara näitlemine näiteks absoluutselt ei häirinud mind, täitsa hästi näitles, hoolimata arvustust. Aga mis on näiteks film, mida sa tead, et on nagu, mis ei ole tuntud kui mingi šedööver või mingi süke film, mida nagu intelligentsed inimesed naudivad, aga mis sulle nagu tohutult korda läheb, on mõni selline film. Ja ma ei taha öelda siin, et guilty pleasure selles mõttes, aga lihtsalt otseselt, et mulle meeldib väga palju sükseid filme, mida üldiselt ei peeta headeks filmideks. Enamus Arnold Schwarzeneggeri filmid, ma nagu väga naudin seda Van Damme filmid, kõik see nagu siuke 80-ndate juustune värk. Aga sa vaatad seda nagu irooniaga siis? Ei, see on äge, see on nagu siuke mõnus meelelahutus ja see on nagu Steven Seagal. Tema filmid not so much. Aga Schwarzenegger, Van Damme, neid, ma just vaatasin puhkuse ajal, ma isegi vaatasin päris palju filme, lisaks Star Treki omadele ma vaatasin veel ühe prantsuse koomiksi põhjal tehtud filmi Asterixist ja Obelixist ja ma vaatasin True Lies uuesti, mis on siis üks Schwarzeneggeri film, kus ta, ütleme nüüd tagantjärgi võib-olla ma rohkem mäletan seda lapsena vaadates, kus ma ei pannud tähele, et see on nagu... Kas see oli Jamie Lee Curtisega või? Jah, et see on nagu... Marsil toimus tegevus. Ei, Jamie Lee Curtis. See oli Total Recall. Jaa, nüüd ma olen midagi sassi. Seal oli keegi teine. Anyway. See oli film, kus Arnold oli salaagent, kes siis avastas mingi hetk, et ta naine petab teda ja siis kasutas oma salaagendi võimeid oma naise jälitamiseks ja vaata, siin ongi see, et nüüd täna sa vaatad seda ja mõtled, wait a minute, et lapsena sa ei pane tähele, kui õudne see tegelikult on, et mees kasutab ära oma võimekust salaagendina, et oma naist esiteks ahistada, jälgida ja siis veel nagu reaalselt hirmutada, et see nagu olukord ümber pöörata, eks ole, et ja seal oli veel mingi siuke Lähis-Ida terroristide subplot, või see põhimõtteliselt pidi siis see main plot olema, see naise teemalise subplot, aga ma naudin ikkagi seda filmi sellena, mis ta on ja Commando on nagu ka täiesti siuke geniaalne film ja kus ta seal kõnnib ringi sugune, eks ole, selle sõjamaalinguga ja mingi raketi heitsi õlal ja need minu meelest, need on kihvtid filmid, nad on kindlasti siin see spetsiifiline ajastustiil, eks ole. Nende puhul me saame rääkida, et ega tänapäeval niimoodi enam väga filmi ei tehta või seda nagu väga ei hinnata, aga see on minu arust, see on nagu äge. Jaa, ei, kui sa sellest räägid, mul tekib nii soe tunne kohe, siis ma tunnen, lapsepõlv. See ongi lapsepõlv, see on nii armas kõik, et sellel on mitte midagi halba. Mitte midagi halba, et nüüd kohe tuleb meelde, kuidas, mul seostub see kõik kuidagi Elvaga, et ma lapsepõlves veetsin oma suved Elvas ja seal me sõbraga vaatasime Saksa kanalitelt ja VHS-idelt, käisime videolaenutuses vahepeal ja võtsime nagu just täpselt selliseid filme ja need kuumad suved, kus oli lõputult aega ja kogu aeg oli midagi teha ja kogu aeg oli nagu tore, et see kõik nagu on, see kõik seostub täpselt selle
ajaga, siukse nagu idüllilise ajaga, et siuke ülim vägivald ühest küljest ja alati neid filme tuuakse näiteks, vaata, et nagu, et noh, et juba sellest ajast peale, kui hakati tegema neid blockbuster, siukseid action filme, et me lihtsalt, miks me laseme lastel vaadata mingit rämedat tapmist ja inimeste õhku laskmist, samas ei tohi näidata, noh, naise paljast ülakeha näiteks või midagi, et topeltmoraal ja imelik. Ühesõnaga, et minu jaoks see kõik nagu sellele mitte midagi negatiivset, see on ainult nagu, need on pehmed väärtused. Need ei tundugi tänapäeva mõistes enam nii vägivaldsed filmid, kui sa näiteks kirjeldad neid stseene, mis meil mõned pikem aeg tagasi juba, kui me rääkisime sellest Walking Dead seeria lõpust, mis sind nagu tugevalt mõjutas ja noh, kui me mõtleme sellele, mida tänapäeval vägivallana kujutatakse tegelikult, noh, see Commando siuke nagu suvalises suunas tulistamine ja tüübid hüppavad paremale vasakule laiali, noh, seal ei ole nii väga, seal ei lenda veri, seal ei ole seda gore'i, seda nagu detailsust, seda nagu tunnet, et see on nagu päris elu, sest need filmid ei tundunud mitte kunagi nagu päris elu. Noh, seal oligi nagu see aspekt juures ja noh, tegelikult on väga hästi näha, et see põlvkond, kes sellega üles kasvas, on nüüd nagu maksujõuline, sellepärast et see 80-ndate nostalgia on reaalselt igas filmis nüüd juba ju sees. Tori järgmine film tuleb, oli kohe nagu siuke väga siuke 80s sheeniga, eks ole, oli seal see muusika, olid see need tekstiefektid, et meie logo on stiliseeritud tegelikult 80-ndate sellise teema järgi. Ready Player One on varsti kinodes, mille story ma ei ole küll, ma nüüd võtan tegelikult Armada, mis on selle sama kirjaniku, kes kirjutas Ready Player One'i romaani, et ma võtan siis nüüd Armada ette, sest see on mulle kingitud, see mu vend kinkis selle, ma pole seda veel lugenud, aga see on nagu puhtalt üles ehitatud nostalgiale ja on näha, meie põlvkond on nüüd maksuvõimeline, meie suudame käia kinos ja osta meediat ja tarbida ja nüüd ongi näha, et meie see soe suvi, pikad õhtud, see värk on nüüd teema. Kes mulle peale Schwarzeneggeri veel väga meeldib, on The Rock, Dwayne Johnson, see on naljakas. kes on jälle nüüd kõvasti uudistes olnud viimasel ajal. Okei, ma valan endale veini juurde ja siis palun räägi edasi. Okei, ma olen tagasi. Oled saanud veini, oled valmis? No okei, ma lihtsalt tahtsin emotsiooni mõttes öelda, et oota nüüd, The Rock, ma pean endale veini juurde valama. Lihtsalt see kõlas nagu asi, või tundus nagu asi, mis võiks kõlada nagu kuidagi niimoodi, et oi, no nüüd küll nagu nüüd siis nagu võttis tõsiselt või nagu, et hull pauk. Tegelikult ei ole. No aga oli. Ma mõtlen lihtsalt selles mõttes, et The Rock nagu, ma olen väga neutraalne suhtes vist või pigem isegi ma ei saa aru nagu, et mis inimene ta on. Et ma olen nagu teistelt inimestelt, kes on show businessis, nagu kuulsused, on ju. I've heard from my people. Ja mitte nagu my people, vaid lihtsalt kuulsused nagu kaugel someone else's people. Jah, et tundub, et The Rock on väga, väga meeldiv inimene, et ta on kuidagi nagu kuidagi hea südamlik ja nagu mingi tore inimene nagu. Et see on väga kihvt, on ju. Aga ütleme näitlejana, ma ei ole kindel, et mis see nagu, miks või noh, on ju, aga nüüd palun jõua. Minnes meie nostalgiaga edasi, eks ole, The Rock on praegu kinodes Rannavalve remake'is, mis pidi väga halb olema, aga mida ma tahaks väga vaatama minna, aga noh, ma kinno ikka ei lähe, sest ma tunnen, et see võib-olla nagu pole päris seda raha väärt, mida tänapäeval kinopiletid maksavad, nii et ilmselt ma vaatan seda kodus mingisuguse viisi pealt, kas siis läbi Netflixi või kuhu iganes taga tulevikus ei jõua, aga ma tahaks seda väga näha, sest mulle The Rock nagu näitlane meeldib, aga mis veel huvitavam, ta tegi nüüd hiljuti koos Apple'iga reklaamikampaania Siri, ma ei mäleta, kas see crushes the day with, The Rock crushes the day with Siri või mis see nagu selline, selle reklaami nii-öelda lööklause oli ja no ma ütlen, see oli nagu äge reklaam. Ma palusin sul seda vaadata, kuidas sulle tundus? See jällegi, et ma ei saanud nagu aru, et ma ei saanud aru, et mis see peidetud ülesanne või see tagamõte oli, sellele, et ma seda vaatama peaksin. Iseenesest, muidugi mulle väga meeldib näha, nagu kui näidatakse sükest high-tech asja kuidagi hästi produtseeritult, et igal juhul on nagu tore vaadata, et isegi kui ma tean, et Siri nagu mingi väga nagu kasulik või vajalik ei ole. No heli või nendest hääleassistentidest Siri on üldiselt kõige halvem. Jah, et praegu. Seda ma tean tänu vaba mikrofonile, mis muuseas on saade, mida ma väga igatsen. Kus te olete? Kus te olete? Mis toimub? Te lihtsalt
ei tee uusi osi, kui me nagu ootame või et niimoodi koheldakse siis kuulajaid või. Võtke ennast käsile. Aga The Rock nagu Siri reklaamis, see element seal juures nagu kuidagi minu jaoks mingit nagu see midagi paremaks ei teinud. Ei no lihtsalt. Oleksid sa tahtnud, et Tim Cook näiteks ise käib oma telefoniga ringi ja lendab kosmosesse ja Rooma ja kuhu ta kõik? Okei, vahet, ma ütlen, et see The Rock nagu mul ei ole mingeid nagu, ma ei arva halvasti temast ka, ma ei taha teda nagu selles mõttes nagu maha teha, et ju tal on mingi oma koht ikkagi omas nišis on ju, lihtsalt ma ei ole see sihtgrupp. Ja kui juba räägitakse, et ta muidu on nagu muhesell on ju, siis lahe on ju, väga tore. Aga ma ei ole vist ühtegi nagu mingit filmi etteastet näinud temalt, mis oleks kuidagi mulle meeldinud otseselt. Et mulle lihtsalt meeldib see, et tal vist on ka veits mingisugune siuke hip-hopi taust või tundub, ma ei tea. Seal Siri reklaamist oli mingi imelik pilt temast nooruses, kus tal oli siuke kandiline soeng ja mingid adidressid seljas. Ühesõnaga, jällegi, see tegelikult ju ei puutu asjasse. Ei, ma mõtlesingi, et kas see on mingi hip-hop, aga võib-olla. No tal oli siukse nagu 80-ndate hip-hop stiilis selline pilt. Aga et see reklaam pani mõtlema üleüldse nagu life goals'ide peale, et see oli nagu tore, et ma ei ole kunagi teinud tegelikult seda nimekirja, ma tean, et see on kuidagi nagu ammu juba olnud väga nagu populaarne asi teha oma mingi bucket list või siuke asjad, mida ma kindlasti tahan ära teha oma elu jooksul. Enne kui see jalaga vastu ämbrit lööd. Jah, et siis kuna see Siri reklaam oli nagu üles ehitatud selle peale, et tänu Sirile suudab siuke The Rocki taoline tegus inimene oma siuksed elu eesmärgid põhimõtteliselt täita, ma ei tea, mingi hommikupoolikuga või midagi sellist. Enne kui peab filmima minema. Sest et Siri on nagu nii abivalmis ja nii tõhus abiline, et tõesti nagu teedki kõik ära lihtsalt ühe hommikupoolikuga, mis sa nagu muidu mõtlesid, et teed elu jooksul. No et see, et lihtsalt mul oli huvitav mõelda, et mis need minu elu eesmärgid siis nagu on. See oli huvitav, aga kõik see muu, et miks sa tahtsid, et ma näeksin seda reklaami või miks see nagu oluline oli? Mulle lihtsalt meeldis, et see oli nagu selline efektne värk, vaata. See võttis väga hästi kokku, vaata sellise The Rocki avaliku kuvandi. Ma kujutan ette, et tema enda branding tiim või tema enda nii-öelda see kirjanike tiim, kes temaga koos töötab, et tema seda kuvandit hoida ja teha, et see tegelikult väga oluliselt oli seotud selle reklaami tegemisega ja see nagu bränd töötas selle mõtte, et kui Apple tahtis öelda, et Siri aitab sul väga palju korda saata, siis The Rock oli nagu hea inimene, keda valida, ta on selline hästi aktiivne inimene, vähemalt temast on loodud selline avalik kuvand, mida ta hoiab, et tema ongi selline väga tegus, ta on hästi, nagu sa rääkisid, tal on kuvand temast on, et ta on meeldiv inimene, ta sobib nagu sellise Apple'i meeldivusega kokku, Apple'i nunnususega ja see nagu ütleme, see reklaam oli selles mõttes tehniliselt ägedasti tehtud, et ta seal oli nii korralik Märuli-filmi režissöör oli palgatud selle tegemiseks. Näitas Sirit head küljest, näitas The Rocki heast küljest, mõlema nii-öelda brändinguga ta sobis kokku, hea reklaam. Aga sind pani see kohe mõtlema siis oma elu eesmärkide peale. Ma hakkasin mõtlema, et kas mul on mingi siuke nagu oma ämbri nimekiri. Ja kas sul on siis? Mingil määral on jah, ma ei hakanud seda, ma ei pannud seda kirja, aga mõtlesingi, et uurin sult, et Ivo, kas sul on ka see nimekiri olemas iseenesest? Oled sa mõelnud selle peale? See on nüüd selline lahe hetk, et kui ma vahel olen nagu tagant järele läinud, et kuulata meie kõige esimest saadet, siis üks asi, mis mind ääretult häirib, on see, et me alustame seda vestlust niimoodi, et justkui sina suunad selle vestluse minu peale, et Ivo räägi siis oma podcastidest ja siis mina ütlen mingi ääretult totaka lause, et jah, et ma siis alustangi nii, et kuule Jim, et räägi, mis sinul on, ma tundsin, et praegu just toimus sarnane asi vastupidi, et mina anyway, ma peaaegu sain aru, mis sa mõtlesid. Kas mul on life goal'id? Et see oli halb üleminek, sa tahtsid seda öelda? Ei see oli nagu siuke, et ma nagu juhtisin teemat sinna, et sina alustad oma listiga ja siis sina võtsid teema üle ja sa suunasid selle tagasi mulle. Aga ma seda tegin hästi nagu teadlikult praegu. Väga hea. Ma ei tea, miks. Mina seda esimeses osas ei teinud teadlikult, see oli lihtsalt viga ja seetõttu ongi seda nüüd selline tüütu kuulata.
kuulata. Ma vahel lähen tagasi osades, et kuulata seda, et milline meie sound või ütleme, produktsioon sound, oli siis. Vaat, see on nagu kõva, et meil on mingi sound. No, kui sa nii ütled, siis tundub nagu ma oleks mingi bänd, mingi äge bänd, nagu et vaata nagu 2016 meil see sound oli, vaata ikkagi ja siis mingisugused fännid nagu ütlevad, et kurat, mulle meeldis see 2016 sound nagu rohkem popkulturistidele. Siis kui nad seal elutoas olid nagu natukene teistmoodi paigutatud, oli see sound nagu parem. Kui selle mikri peal oli see teine švamm nagu, siis see sound oli ikka hoopis teine, noh. Jah, see on küll tõsi, et minu arust esimestes saadetes meil ühel mikril polnudki švammi, see tegelikult muudab. Toores, vaat see on küll kõva. Siis me julgesime olla toored nagu. Minu üks elu eesmärk on vahetada švamme võimalikult tihti. Ei, kus juures see on nagu selles suhtes huvitav küsimus, et ma olen pigem olnud alati selline inimene, kes nagu ehitab oma elu nagu üles vastavalt nagu järgmisele sammule, et okei, praegu ma teen seda, et ma nüüd pühendun sellele, mõtlen küll tõesti, et mis see järgmine asi võiks olla ja siis nagu liigun kuidagi sujuvalt järgmiste tegevusteni, nii kuidas nagu võimalused tulevad, et ma ei ole kunagi, näiteks mingi hetk ma mõtlesin, et ma tahaks teha podcasti ja nüüd ma teen podcasti, et see ei olnud nagu otseselt selline eesmärk, mis mul aastaid ja aastaid oli, et ma tahaks oma elus teha ära podcasti, vaid mul tuleb mingi mõte, ma mõtlen, et okei, ma tahaks sellist asja teha, kuidas ma suudaks sinnamaani jõuda. Et võib-olla see on nagu minu enda selline vaimuvaesus või kuidagi selline pikema perspektiivi mõtlemise viga, et ma ei suuda nagu mõelda nii suuri ja crazy'sid asju, mida ma tahaks oma elus teha, mida mul ei ole võimalik panna nagu sellisesse mõistlikusse plaani. Et isegi kui ma mõtlen, et kuhu ma võiks edasi liikuda oma karjääril või mida ma tahaks saavutada, need nagu ei tundu sellised nagu crazy'd asjad, et okei, ma tahan saada, ma ei tea, Fortune 500 firma CEO-ks, eks ole, ja nüüd see on minu life goal ja ma töötan sinna poole nagu mingis ääretult pikas plaanis. Pigem ma mõtlen, et okei, praegu ma teen seda, ma tahaksin liikuda sinna poole, mis need sammud on, mida ma peaksin tegema, et seda saavutada ja siis ma sinna liigun. Mis tavaliselt inimestel on life goal'id on mingid reisid, et ma tahan ära näha Hiina müüri. Kunagi oli selline sari nagu An Idiot Abroad. Ma nii lootsin, et sa mainid just seda. Mille üks hooaeg, ma ei mäleta, kas selle esimene või teine hooaeg oli, et bucket list, et need on need kohad, kuhu tavaliselt inimesed tahavad minna. Ja ma vaatasin seda sarja ja mõtlesin, et Carl Pilkington, ma saan sinust aru. Ma olen pigem seda tüüpi inimene, kes nagu tõesti, et mulle nagu põhimõtteliselt meeldib reisida, mulle meeldib nagu käia maailmas ringi, aga kogeda pigem nagu sellist üldist kultuuri, seda, mida inimesed seal mõtlevad, mida nad teevad, mida nad söövad, kui seda, et ma tahan mingisse kohta minna. Mul ei ole nagu seda, okei, on siin küll see Hiina müür, aga nagu ta ütles, et see meenutab mulle, et meil on pikemaid maanteid Inglismaal, eks ole, et see doesn't seem so great to me, eks ole, et pool sellest on tänapäeval ümber ehitatud. Ma ütlen, et see Carl Pilkington kui selline igamees, et ta on lihtsalt nagu, ma arvan, et ta on nagu mu kõige lemmikum süke nagu päris tavaline inimene, keda ma olen elu sees televisioonis. Üks inglise jorš, eks ole. See on lihtsalt see on nii hea. Esiteks see tema ja Ricky Gervaisi vaheline kooslus, nad on nii erinevad inimesed, et Gervais on selgelt süke artist, süke esineja, süke nagu provokaator ja Pilkington seejuures on süke inimene, kes lihtsalt nagu esiteks nagu nagu pool ajast ei saa aru, miks ta üldse on telekas ja siis teiseks nagu ta nagu ei taha nagu esineda, ta ei taha nagu kogeda midagi erakordset, ta tahab lihtsalt olla kodus põhimõtteliselt nagu tahab, et kõht oleks täis ja nii edasi ja siis panna siuke inimene sellistesse ekstreemsetesse olukordadesse või panna teda nagu selliseks nagu rännumehe kingadesse kuidagi sunniviisiliselt ja nagu, et see on lihtsalt imeline, ma lihtsalt mainin ära, et Carl Pilkington lihtsalt nagu jumaldan teda. ma tahaks siin juures uskuda neid lugusid, et see ei ole nagu skriptitud, et sellest ei ole nagu paika pandud stsenaarium, et te peate nii käituma või et need karakterid ei ole loodud. Gervaisi puhul kunagi ei tea seda piiri, et millal Gervais, see ei olegi nii oluline Gervaisi puhul, kas ta nüüd on päris või ta on mingi kuvand endast, aga Pilkingtoni puhul ma lihtsalt tahaks uskuda, et ta lihtsalt ongi selline. Ilmselt ta lihtsalt ongi selline. Kui ta on näitleja, siis ta on nagu kõige geniaalsem näitleja teleajaloos või et
et see lihtsalt on nii päris, et seda, mulle tundub, et seda sa ei saa nagu, kuidas sa ehitad sellist karakterit üles nagu mitu hooaega järjest ja lihtsalt olla, noh, kuigi Pilkington mängis ju Gervaisi seriaalis ka, mis toimus seal Vanadekodus, eks ole, noh, et võib-olla lihtsalt ta on kuidagi protsessi käigus nagu harjunud kaameratega, aga mulle ta ikkagi tundub olevat nagu päriselt see inimene, kes ta seal reisisarjas on. Ühesõnaga, siuke kõrvalekalle praegu sealt teelt. No, ja reisid on siuke tüüpiline asi, kuhu inimesed, need on sellised umbmäärasemad asjad, et kui sul nagu ei ole kindlat plaani, noh, ma tahaks sõita maailma ägedaimatel raudteedel, ma tahaks sõita Siberi raudteel, ma tahaks sõita Aafrikas mingeid pikki raudteeretki, võib-olla Vietnamis mööda kallast ülespool, noh, need nagu kõik tunduvad nagu ääretult ägedad asjad, aga mul ei ole mingit kindlat plaani selleks, mul ei ole mingit kindlat eesmärki sinna nagu otseselt jõudagi, noh, Venemaal takistaks mind see, ma võiksin vene keelt väga hästi osata või ma peaksin siis olema grupis inimestega, kes seda oskavad, see on küllaltki, noh, keeruline ja pikk reis, mida teha, seal peaks mingid nagu mõte sees olema, et miks ma seda teen ja kuidas, aga noh, need on lihtsalt sellised umbmääras asjad, ma mõtlen, et ma võib-olla kunagi tahaks neid teha, kas see on nüüd siuke goal mu elus, kuhu ma nagu püüdlen, noh, ma tahaks saada asjades, mida ma teen paremaks, see on selline iteratiivne protsess, ma tahan paremini podcast'i teha, ma tahan paremini pildistada, ma tahan parem inimene olla, eks ole, et noh, need on nagu, kas need ei ole ju life goal'id või? No ikka on, et muidugi see ei peagi olema ju see, et tahan hüpata, ma ei tea, Empire State Buildingu otsast bench'it või, et see ei pea olema nagu mingi siuke üks akt või mingisugune üks asi, et see võib olla ka protsess, no ta tihtipeale on et ongi, lähen üksi ümber maailma reisile näiteks, on ju, et aga noh. Olen 6 aega Indias. Aga eks igaüks ju, igalühel on vabadus nagu ise sättida oma seda ämbrit. mida ta lööb üks päev, nagu me kõik. Mis sinu ämbri listis on? No vot, et kuna praegu nüüd mõtlen selle peale niimoodi laivis, on ju, et ma ei ole see ei ole ette valmistatud, et siis ilmselt see nimekiri ei saa olema praegu ammendav, aga esimesena meenub, et ikkagi endiselt ma väga tahaks õppida prantsuse keel, ma tahaks osata prantsuse keelt, ma tahaks jõuda sinna punkti. Sa tahad osata prantsuse keelt, sa otseselt õppida. See õppimisosa nagu see on, sellega on veidi kehvasti, et see nagu vajus soiku ja ma süüdistan selles autokooli. Ja võibolla ma tahaks üks päev autojuhi lube saada. Okei, et ongi see, et ma tahan lube saada ja ma olen sellele väga lähedal kusjuures, aga ma ei taha midagi ära sõnuda. Ühesõnaga, 10 aastat autokooli on võibolla lõpuks kandmas vilja. Me oleme väga uhked sinu üle. Oota sellega ära veel nagu, muidu ma teen järgmised 10 aastat veel nagu, juba tunnen, et nüüd on see loorberid nagu, et ma saan nüüd heita loorberid. Juba visatakse lillega. Et jah, kui autojuhiload saavad tehtud, siis see kindlasti on asi. Ma tahaks osata prantsuse keelt ja ma tahaks elada Prantsusmaal mõnda aega. Kas mingis spetsiifilises piirkonnas või Pariisis? Ei, ma isegi ei oska öelda, sest et ma olen natuke nagu kuulnud erinevate piirkondade kohta, lugenud erinevate piirkondade kohta, et tegelikult ma ei ole isegi nii selles Pariisis kinni tingimata. Ja ma olen kohtunud inimestega, kes on, ma ei tea, mingi maapiirkonnast pärit ja et Prantsusmaa on ka nii kirev ja mitmekesine, et tegelikult Prantsuse kultuur nagu üldiselt on ligitõmbav mu jaoks ja ma tunnen, et ma võiksin seal kuidagi avastada endas mingisuguse uue külje või mingisuguse uue dimensiooni võib-olla või oma mõtlemises ja kuidagi elutunnetuses. Kui ma Pariisis käisin, oli mul väga Pilkingtoni hetk, mulle üldse ei meeldinud seal, aga ma olen avatud nüüd aastaid pärast seda, ma olen avatud sellele muutusele, et äkki ilmselt võib-olla, kui hästi läheb, ma üks hetk veel käin Pariisis ja võib-olla mulle siis väga meeldib. Aga mis sind seal, mis nagu hõõrus või? Mulle ei meeldinud kuidagi see linn üldse, minul ei tekkinud seda tunnet, jah, see linn tol hetkel nagu see klasside vahe, mida ma tunnetasin seal või nägin seal enda ümber, see oli kuidagi väga tol hetkel mõjutav ja ma lihtsalt kuidagi üldse ei samastunud selle linnaga tol hetkel. Ma ei tea, miks, võib-olla mõtlen, ma olen tänaseks hetkeks juba avatud väga, et see muutub. Jah, no kui mina seal korraks käisin, siis ma ikkagi väga nautisin või ma nagu, aga ma olin seal piisavalt vähe ja ikkagi piisavalt selline nagu turist, et mitte tajuda mingisugust sotsiaalset probleemi üleüldse või ma lihtsalt nagu olin seal ja nautisin või jah, et see sotsiaalne mõõde või see mingi pinge nagu see ei jõudnud mulle kohale niimoodi. Veel bucket list, kindlasti ma tahan kosmoses ära käia.
päriselt, et see on nagu, kui miski on mu eluunistus, nagu päriselt eluunistus, siis lapsest saadik see on olnud see, et ma lapsena tahtsin saada kosmonaudiks ja ma nüüd tunnen, et nagu, et noh, kui midagi üldse nagu võiks jõuda elu jooksul nagu kogeda, siis see on see, mida ma väga-väga, millest ma olen nagu unistanud, mida ma olen näinud lapsena unes juba ja mida tänapäeva tehnika juba nagu justkui lubab, on ju, vaikselt niimoodi lubab, et ma tõesti nagu väga-väga tahan käia kosmoses ära ja noh, siit edasi nagu ei ole ka midagi imestada, et mu aasta suuremaid lugemiselamusi oli see raamat, mille sina ja Eeva mulle kinkisite, et An Astronaut's Guide to Life on Earth. Ja kui see sind nagu meeletult ärevaks ei muutnud kosmoses reisimise suhtes, siis on fine, siis sa võid minna. Ei, pigem ma irvitasin nende ekstreemolukordade kirjelduste üle ja mitte kuidagi nagu üleolevalt või kuidagi niimoodi, et ma üldse ei põeks, et see kõik tunduski nagu kohutavalt ärevust tekitava ja pingelisena ja nagu õudsena, aga no ikkagi lõpuks nagu kõik see imeline, mida ta kirjeldab, kaalus ikkagi üles selle halva, et ikkagi see perspektiivi laienemine või see sügavuse suurenemine, ma arvan, et see on midagi sellist, mida ma ei suuda ette ka kujutada, noh, kuidagi Hadfield kirjeldab lihtsalt seda, et kogu elu tunnetus või nagu suhe ellu ja planeeti Maa, noh, lihtsalt muutub, kui sa nagu näed seda kõike tervikuna järsku ja niimoodi eemalt ja sa tõesti nagu, noh, päriselt näed, et see kõik, et me kõik oleme nagu, et me kõik, noh, see sentimentaalne jutt, aga me kõik oleme koos nagu selle väikse imeliku sinise planeedi peal ja see kõik on nii nagu habras ja see kõik on nii nagu terviklik, et me oleme, noh, et ühesõnaga need eraldusjooned, mida me tajume oma sellises nagu maapealses perspektiivis, et need nagu kuidagi hägustuvad ikkagi kosmoses või et see üldisem arusaam või see üldisem vaade nagu asjadele, et ma väga tahaksin kogeda lihtsalt midagi, mida kosmos saaks mulle anda, et ja noh, ma ei tea, kas ma Marsile suudaks minna, aga need jutud vähemalt ikkagi ka väga paeluvad mind muidugi. Et kui Elon Musk räägib, siis sa oled nagu, siis sinu kõrv on kikkis. No jah, et kui Marsist räägitakse ja isegi kui Marsist mingi mängufilm jälle välja tuleb, ma nagu kohe... Kas sa The Martianit käisid vaatamas? Tead, ma vaatasin seda Lux Expressi jällegi, tervitused Rainer Petersonile, aga ka see on film, mida ma vaatasin Lux Expressi väga nagu kehvast tahvelarvutist, jälle nagu väga nagu ideaali kaugetes tingimustes ja väga nautisin, et ma isegi vaatasin 2 korda seda, mitte ühe sõidu ajal, aga... See audioraamat Audible'is, ma tean, et sul vist on ka see konto või oli vähemalt. Mul on endiselt jah. Ja ma olen kuulnud, et see raamat ise on isegi, et noh, okei, vaata, näiteks The Martian, ma ei maininud, et mis on minu siuke nagu üldiselt nagu halva maitse piiril nagu olevaks filmiks peetav mingi asi, mis mulle meeldib, siis The Martian näiteks on näide sellest. Aga seda ju ei peetud halva maitse piiril, seda peeti nagu väga heaks filmiks üldiselt. No aga jällegi, võib-olla see on minu mingi prisma. Oleneb keda kuulata, aga ma pigem olen kuulnud, et see raamat nagu on nagu kõrgema tasemelisem, mida iganes see ei peaks ka tähendama. Oleneb, mida nagu sind huvitab. Minu jaoks on see raamat nagu täielik porno, selles suhtes, et ta on nagu siuke engineer porn, sa istud ja kuulad, kuidas tüüp nagu lehekülgede viisi kirjutab, sest kuidas ta midagi välja arvutas. Nii, mul on 70 paari seda, kasutan nendest iga päev nii palju, minule jääb neid täpselt nii, see on nagu kirjeldatakse, kuidas mingid asju välja arvutakse, kuidas mingid analüüsiprotsessid käivad ja minule, noh, ma naudin seda. Aga kui sina võib-olla ei viitsi kuulata seda, kuidas keegi arvutab, siis see film on kindlasti parem. Ühte neist 2 ma soovitan küll kosmosehuvilistel inimestel vaadata või kuulata või lugeda, sest noh, see tõesti on äge. Minule ka see film ja see raamat mõlemad väga meeldisid, aga see raamat on tõesti, et noh, kui sa nagu tunned, et võib-olla sinu huvi on sügavam, siis see raamat on parem. Ja ma ühe asja veel mainiks oma selles ämbri nimekirjas ära ja seda ma isegi kardan välja öelda, aga mis siin karta on samas nagu, et ega midagi või noh, ma ei usu, et ma midagi ära sõnun. Ühesõnaga, vaata, sa mainisid, et eelmises saate lõigus, või selles teemaplokis, et sa ei tea nagu kogemuslikult, et mida režissöör teeb ja mis see nagu maailm on. Et mina olen seda värki õppinud
ja ma ei ole olnud praktiseeriv režissöör eriti nagu palju, et ma olen pigem nagu näpuotsaga seda valdkonda niimoodi puudutanud, aga ma siiski, noh, mul on ettekujutus, et mis töö see on ju. Ja mul on jällegi juba lapsest saadik olnud see ambitsioon tegelikult lavastada ja olla nagu filmirežissöör, et mõnes mõttes nagu minu teatrihuvi ja filmihuvi kuidagi tärkasid samal ajal ja me nagu kuidagi näiteringi minnes hakkasime tegema ka filme klassivendadega koos. Ja vahepeal ma ise lavastasin neid ja see on nagu jäänud kuidagi mulle nagu sisse nagu see väike sihuke kripeldus või sihuke nagu huvi ja tegelikult ma arvan, et oleks nagu hullult pöörane elu jooksul jõuda ära teha esimene nagu päris Eesti ulmefilm. Et selle ma paneks ka veel sinna ämbri nimekirja ja mõnes mõttes nendest kõigist, mida ma mainisin, see tundub nagu kõige kättesaamatum mulle, sest et isegi kas Eestis pole varem päris ulmefilmi tehtud või? Minu teada ei ole ükski nagu Eesti režissöör teinud Eesti näitlejatega nagu mingit nagu noh, Eesti lool põhinevat ulmefilmi, ma ei mõtle mingit nagu, ühesõnaga see ei ole praegu mingi, ei no see, et see ei ole praegu mingisugune nagu maru rahvuslik jutt, on ju. vaid ma mõtlen seda, et muidugi nagu, noh, ma ei tea, Stalker on nagu filmitud, on ju, näiteks Eestis, on ju, ja et seda ju võib nimetada ka ulmefilmiks nagu vähemalt osaliselt ja no, et eks siin on nagu ääri-veeri mingeid riivamisi on olnud, aga noh, sükest nagu Eesti režissööri tehtud nagu Eesti ulmefilmi ei ole tehtud kunagi, et noh, meil on mõned õudusfilmid võib-olla kuskilt kataloogist nagu võimalik välja tirida arhiivist, et süke žanrifilm pigem on Eestis nagu kahtlane süke värk on ju, et tehakse autorikino ja siis tehakse sükest nagu väga laiale vaatajaskonnale mõeldud komöödiat. Need on nagu kaks eri äärmust põhimõtteliselt. Et põhimõtteliselt autorifilm automaatselt juba tähendabki draamat, on ju, et siis ongi nagu draama ja komöödia on nagu need süksed kaks asja, aga ja noh, siin on nagu natuke on nagu tehtud mingeid õudukaid, aga mingit nagu päris ulmefilmi. Vaat sükest asja mina olen ka tõesti igatsenud seda, et Eestis võiks rohkem žanrifilmi olla ja just action filme meil ka ei ole näiteks. Ja nad võiks ju tegelikult, noh, mõtlen, et seda tihti on tehtud mingite sketšidena või asjadena, et noh, on see Tulnukas ehk Valdise päästmine 11. osas, siis siin üks aasta tehti seda koomikute mingisugust vesterni aastavahetusel, no siuke lühivärgid, tegelikult väga kihvtisti tehtud asjad, väga hea vastukaja saanud, aga sellist nagu tõesti siukest suurt täispika produktsiooni selliselt nagu tõsiselt ette võtta, et noh, tegelikult on Eestis mitu ulmekirjanikku, kes kirjutavad Eesti ulmet, et milline on Eesti aastal, mis iganes, et tuleb. See oleks väga huvitav. Ja kusjuures see Eesti ulmefilm, ma ei mõtle seda, et seal peaks tingimata nagu kuidagi käsitlema mingit Eesti ühiskonnale mingit olulist teemat või, aga lihtsalt puhtalt see, et sa vaatad nagu Eesti näitlejaid rääkimas eesti keeles mingi kosmoselaeva pardal niimoodi, et sa ei hakka nagu naerma, et see oleks päriselt tõsiselt võetav. See tundub mulle sama keeruline, kui noh, teha mingit Eesti action filmi niimoodi, et Marko Matvere ja Mait Malmsten hüppavad mingist autost välja ja nagu, ma ei tea, lasevad mingi tanki õhku nagu ja sa nagu ei hakka muigama selle peale. Et vaid võtad nagu, et wow, kui äge, et nagu sama äge kui see, kui Bruce Willis seda teeb, vaata, see tundub nagu võimatu tegelikult, sest me oleme lihtsalt nii väike küla, me nagu kõik teame üksteist, tundub võimatu nagu teha see hüpe nagu oma fantaasias või ettekujutuses, et ma nüüd nagu korraks päriselt nagu lasen endale uskuda, et Mait Malmsten nagu, ma ei tea, suudab mingi 3 tanki õhku lasta ja nagu, ma ei tea, 2 naist kaenlas nagu hüpata mingi kalju pealt alla nagu, et umbes päästa neid. See tundub nagu fucking unreal, vaata, Komando Eesti kontekstis tundub võimatuna. Siin ongi see, et sa pead ehitama siis lihtsalt selle karakteri, see karakter peab nii tugev olema, et see inimene kuidagi kaob sinna taha ära ja see casting peab olema siis tõesti nii sobiv, et see inimene ja karakter nagu tunduvad ühte valatuna, sest noh, siin me rääkisime Rockist, me rääkisime Schwarzeneggerist, nad on nendes rollides edukad, sest nad justkui ainult nendes rollides ongi, need rollid ongi nagu neile ja nende see isiklik kuvand on nii toetav selle rolli vastu, et noh. Aga mõtleme veel oma bucket listide peale, ma tundsin, et nüüd on võib-olla mõtteainet selles osas küll, et võib-olla peaks nagu mõtlema, mis siin, nüüd ma ütlesin mõtlema 4 korda. Ei, see on okei. On okei propageerida mõtlemist, aga siit ka üleskutse kuulajatele tegelikult päriselt oleks väga huvitav kuulda, et mis on teie nagu ämbri nimekirja siuksed nagu põhilised
komponendid, miks ma seda nii keeruliselt ütlesin? Praegu mida te tahaksite jõuda elu jooksul ära teha, kui see ei ole nagu liiga piinlik ja isiklik, et seda jagada niimoodi kõigiga. Me tõesti huviga loeks kas oma mailboxist popkulturistid@gmail.com või oma Facebooki lehelt või Twitterist, ühesõnaga igalt poolt. Ja kui ka on isiklik ja piinlik, siis te võite seda lihtsalt niimoodi natukene intellektuaalsemalt sõnastada, et tahan olla intiimsuhtes näiteks Mariah Carey'ga. Või meiega. Või meiega näiteks. Mis on nagu väga tõenäoline tegelikult, ma arvan, et nagu ma arvan, et see on valdav nagu, ma arvan, et see on see siduv element meie kuulajaskonnas üleüldse, et nad tahavad olla intiimsuhtes. Et see on siuke nagu seksipõhine kuulamine tegelikult. Ma ei tea, kuulate te meid voodis või? Kas sa praegu katsud seda osa kuulata? Kirjuta meile ja kohtume järgmine kord.